Nii, arvutimaailm läheb suusareisile. Ega midagi tarka ei olegi veel ka. Autos on vähe ruumi. Andke andeks. Tänane video tuleb natukene teistsugune. Arvutimaailma videoprodutsent käis märtsi lõpus ühel põneval reisil Soome käsivarrel. Berlingo ja suuskadega. Elektrit ei olnud, mobiililevi ka mitte. Mõned ütleks, et isegi ebainimlik. Aga kuidas üks inimene nii põhja jõuab? Räägime reisist, millist tehnikat oli kaasas ja kuidas see kõik vastu pidas. Alustame kaasa võetud tehnikast. Kuna kõik, mis lõpuks matkale kaasa tuleb, on vaja sisuliselt seljast tassida, pidi tehnika kriitilise pilguga üle vaatama. Canoni 1D oma ligi 1,5 kilogrammise kaaluga oli selgelt liiast ning kasutasime võimalust ära proovida uus Sony A6400 ES18 kuni 135 kit-objektiiv, mis üsna pime ning pole meie lemmik, kuid objektiivi sisese stabilisaatori tõttu siiski kaasa sai pakitud. Virmaliste, mida lõpuks ei näinudki pildistamiseks, sai kaasa võetud Samyangi ülilainurk ning fotopointi rendist Sigma 30 f1.4, et ka pimedas midagi näha oleks. Sony Centrist võtsime põtrade jäädvustamiseks ka 70-200 f4, kuid seda sai kasutatud oodatust vähem. Peamiselt selle tõttu, et oli suur kolakas ning pidevalt kaamera ees hoituna olnuks tüütu. Väikeseks lainurgaks, mis alati taskus ja timelapsideks, tuli GoPro 7 ning abiks oli ka Samsungi S10 Plusist, millega seal piirkonnas muud peale pildistamise ja filmimise polekski teha olnud, sest matkal järgnevad 5 päeva mobiililevi ei ole. Selgeks sai, et hirmujutud Sony kehvast akust on pigem müüt ning 1000 euro eest on seda kaamerat raske mitte soovitada. Seevastu peab GoPro akusid kaasa vedama kotiga ning püksis hoidma, kuna need kipuvad külmast tühjaks saama pooles. Aga miks läksime tundrasse autoga? Autoga minek on tülikas, tüütu, kuid sellegi poolest kõige soodsam ja paindlikum variant. Taha tundrasse pääsemiseks on ka muid võimalusi. Näiteks lennuk. Kiire, küllaltki soodne. Kuid peale lennukit on paras peavalu, kuidas edasi saada ning rendiauto seisaks poole ajast, mis viiks kulu ebamõistlikuks. Rong. Sama nagu lennuk, kuid viimane paarsada kilomeetrit tuleb ikkagi leiutada. Autorong ehk rong, kuhu autod peale lähevad, on mugav viis koos autoga jõuda lõpp-punktile lähemale. Kuid üks ots maksab umbes 300 eurot, 2 suunda 600, mis on umbes 6 korda nii palju kui kogu reisi küttekulu kokku, eeldusel, et sa autorongile üldse õigeks ajaks koha saad. Jõudsime autoni. Soodne, aga 17 tundi jutti sõitmist on üsna karm. Võib teha ööbimisega, kuid siis läheb edasi-tagasi 2 päeva kaotsi. Samuti küsimus, kelle autoga minna ning rendiauto puhul tiksub halastamatult ka päevatasu 5 pargitud päeva eest. Kütus nagunii. Peale mõningast arvutamist ning planeerimist saime kokkuleppele minna uue Citroen Berlingoga. Sellist proovisõitu ei ole keegi Eestis Berlingoga teinud ning vaevalt ka teeb. Oleme siiani veendunud, et mõnikümmend kilomeetrit linna vahel ei ole auto omaduste hindamiseks piisav ega tõsiselt võetav proovisõit. Sõitsime Berlingoga maha 1200 kilomeetrit ja 17 tundi jutti. Et oleks kindel, puhkasime mõned päevad ja proovisime uuesti. Sama teed vastupidises suunas. Auto, mis kunagi oli pisikene pirukas, on võtnud üsna kaubiku mõõdu ja sõiduomadused. Tänaseks on tegu täismõõdus MPV-ga ehk maakeeli mahtuniversaaliga, mis näiteks suurema pere puhul väga mõistlik valik ning mahutab vaevata 5 inimest ning nende varustuse. Sõiduautos suuremad mõõtmed meile sobisid, kuna kola palju ning peamiselt trassi sõites ei ole ka parkimiskoha leidmine probleemiks. Kõik tagumise rea istmed on eraldiseisvalt alla klapitavad, mis oli meile igati positiivne, kuna sisse sai laadida suusad, kelgud, tagasi tulles IKEA kapi ning mõlemal tagarea reisijal oli ruumi. Igatahes olemasolevate universaalkerega sõiduautodega ei oleks reis mõeldav olnud. Samas tuleb arvestada, et Citroen on pesuehtne prantslane koos oma eripäradega. Näiteks käivad tagaistmelauad valetpidi lahti. Heads-up display jaoks, mida seadistad vaid korra, on eraldi nupud välja toodud rooli kõrvale.
kuid salongi laetule jaoks pead kaevama läbi mitme lehekülje menüüsid. Auto suveajale üleviimine vajab magistrikraadi ja läheb õigeks GPS-i, mitte seadete järgi. Ning menüüst, kus eeldaks midagi, ei ole mitte midagi. Konkreetne auto oli koos kõigi vilede ja kelladega, nagu juhtmevaba laadimine, suur panoraam katuseaken, ilgelt palju laekaid ja nii edasi. Ja üllatavalt mugav nii pikalt sõita, makstes vaid mõni 1000 üle 20, pole halb pakkumine. Kahju vaid, et manuaalkastiga versioonil ei ole peal näiteks adaptiivset püsikiiruse hoid. Accelerista käsutuses on igapäevasõidukina automaatkastiga versioon Berlingost, millel siis viimanegi mugavusvarustus peal ning nende Uku Tampere arvamus ühtib meie omaga. See on igavesti mõistlik auto, kui sul on tarvis suurt pakiruumi, et liigutada asju ja inimesi. Meie keskmine kütusekulu tuli täislastis 5 liitrit 100 ning Accelerista auto, millel ka sissesõit tehtud, umbes liitri jagu madalam. Kui tekkis huvi, tõmbad raati Tallinna külje all laagris Veho Citroeni esindusele ja lepi kokku proovisõit. Vajalikud lingid on YouTube'i video all kirjelduses. Räägime reisist endast. Eesmärgiks oli jõuda autoga Soome Käsivarre tipus olevale Kilpisjärve looduskeskuse kõrvale parklasse, kust algavad rajad Soome kõrgeimale tipule Haltile, mis tegelikult väga kõrge ei olegi. Teekond edasi, tagasi, circa 100 kilomeetrit. Tore kant, lähim tsivilisatsioon on ka umbes 50 kilomeetrit ning viimased jääpüügivõistlused peetakse jaanipäeva paiku. Tee peal saime lamellrehvidega uisutada mustal jääl, rahet, vihma, ka tagasi tulles oli seal lumetorm ning käre miinus ning Eestisse jõudes +16 kraadi mõnusa kevadega. Võrreldes Eestiga on Soome matkamise kultuur hoopis teisel tasemel. Esiteks eristatakse matkajad külastajast, kes niisama lällama läheb ning tundra matka onnides on isegi gaasipliidid ja balloonigaas. Muus osas on onnid askeetlikud. Levi ei ole, elektrit ei ole ning kemps on keset lumetormi. Kui mingi seltskond on ees, paned aga telgi püsti ja ööbid onni kõrval. Kui ilma pole, ööbid teise veel, sest ilma ei ole tähendab sealkandis lumetormi ning nähtavuse puudumist. Ja üleüldse, miks peaks keegi midagi sellist tegema, sellisesse kohta minema, samal põhjusel, miks käiakse Everesti tipus ja süüakse šokolaadi. Sellepärast, et saab. Aga kui ilm on ilus, on reis igati väärt. Rahu, vaikus, tühjus. Midagi sellist Eestis ei ole võimalik kogeda. Tõsi, kõrguse poolest pole see teab mis mägi. Kuid omal jõul tipus käinud, on selles siiski mingi perversne rahuldustunne, mis vajab tähistamist. Nagu tuli ühe seltsilise kotist lagedale tort. Pesuehtne tort. Ja küünlad. Kui meeldis, vajuta pöial püsti ja kaalu subscribe nupu ning kellukese vajutamist, et saada meie uutest videotest teada. Kui ei, vajuta 2 korda pöialt alla. Juba järgmine nädal oleme tagasi oma tavapäraste arvustuste ja ülevaadetega ning jätta kindlasti YouTube'i video alla kommentaar, millest võiksime ülevaateid teha, kus käia, mida katsetada. Tarbi targalt ja ära herneid ninna topi.